Tere tulemast Ateenasse, oleme jõudnud Monastiraki väljakule. Taustal on Akropol, vana mošee, vana kirik, üks jumalasulane ja üks Eesti sulane siinsamas kohe. Monastiraki väljak on see üsna keskne koht. Me oleme siin pooleteise päevaga mingi 10 korda juba läbi käinud ja kogu liiklus tundub ka, just alakäiti liiklus tundub, et käib siit kohast läbi. Väga põnev on, palju saab shopata, palju saab vaadata ja igal juhul tasub tulla Monastiraki väljak, Ateena, Kreeka. Jõudsime nüüd Kreeka jogurtit sööma. Mina võtsin tavalise Kreeka jogurti ainult meega, Kreeka jogurti ainult meega ja Liina võttis siis lisaks veel pähklitega ja cappuccino Fredo ka. Kreeka pähklid. Koha nimi on Stani. Aastast 1931. Kui seda sööma hakata siin, siis tekib tunne, nagu tahaks süüa kohupiima meega. Siis nagu tekib selline nagu refleks, et see tuleb väga magus. Aga tegelikult see on Kreeka jogurt ja Kreeka jogurt on kapukas ja siis mesi sinna juurde. See on huvitav kombinatsioon, et on korraga nii hapu kui magus. Et see ei ole üldse miski, mida aju on oodanud ja siis tekib selline korralik üllatus. Aga see töötab hästi. Väga hea on. Tere tulemast Ateenasse, Anafiotika linnaosasse või mingi väike asum siin kunagi saareelanike poolt ehitatud siia ebaseaduslikult paarsada aastat tagasi. Aga nüüd on ilmselt üks ilusamaid kohti siin Ateenas, mida külastada. Väga palju rahvast ei ole, aga siin on vaja kõvasti ülesmäge ronida. Treppiastmed on väga ebatasased, aga ülimalt ilus, valged majad. Tõesti nagu väike saare tunne on siin. Ja siit peaks tulema ka väga ilusad vaated. Nii et tulge aga. Korralik Kreeka tavern on ka nüüd ära proovitud, Klimataria. Eile õhtul tahtsime minna, oli pikad järjekorrad, ei saanud küll lõpuks sisse. Pidime leppima Jyrosega ka õhtusöögiks, aga nüüd lõunasöögi ajal oli üsna rahulik. Jõudsime kuskil 12:30 paika umbes, et kohalikud veel ei tule nii vara sööma. Et siis, kui siin poole kahe paiku juba lõpetasime, siis hakkas juba rahvast olema ka peale. Söögid olid väga head, hinnad olid väga mõistlikud, et me võtsime musakat ja kanašašlõkki, suvlakid ja samuti Kreeka salatit, et kõik kokku jookide asjadega läks 32 eurot umbes ja tõesti ülihead toidud. Et söögi poole pealt on nagu väga mõnus koht, hinnad on väga head, et kui minna sinna ajal, kus ei ole väga palju inimesi, et ei pea järjekorras seisma, et siis on igati mõnus koht. Selliseid maitseid võib-olla kanašašlõkk on siuke, et seda saab ka Türgis ja kuskil mujal. Et väga hästi tehtud, aga lihtsalt midagi väga erilist ei ole. Maitse poole pealt, aga see musaka oli vähemalt siukeste maitseajatega, mida mina ei ole veel tundnud. Natukene nagu meenutab lasagnet, aga ilmselt ei ole nagu päris see, et seal on mingid baklažaanid vahel ja kõike muud, et väga hea. Väikene pro-tipp, kui liikuda siin Vahemere piirkonnas, kaasartud Kreekas, et kogu aeg räägitakse sellest, kuidas kohalikud käivad lõunad söömas, ma ei tea, mingi 1-2 paiku või nii ja õhtusöök on üldse seal mingi 8-9 paiku, et siis see on see õige aeg, kus minna, aga see on täpselt ka see aeg, kus kõik lähevad, ehk siis siin tasub olla põhjamaalane, lõunasöök kell 12, õhtusöök kuskil seal
no enne 7 võib-olla isegilt, et siis sul on reaalselt võimalik minna sööma nii, et sa ei pea järjekorras passima mingi tund aega. Kreeklaste häda on see, et nad on saanud aru, et lollid turistid on valmis väga palju raha maksma kõigi igasuguste kivide ja asjade vaatamise eest. Nii et nad võtavad siin ka ikka kõige eest päris korralikult. Siin kunagi oli mingi kombineeritud pilet, ehk siis sai mitmes kohta minna ühe piletiga. Nüüd on iga pilet eraldi mingi 20-30 eurot. Ehk siis me ei hakka praegu ostma neid iga kivikese nägemiseks. Nii et vaatame siin pargis nii palju aia vahel, kui tasuta näeb. Muidu siin taustal taga on näha Hephaistose tempel, mis siis on üks paremini säilinud ehitisi, et üldse siin ümbruskonnas. Ja võiks olla päris põnev nägemine, aga selle eest maksta 20 eurot, et minna sinna natuke vähemale. Pigem käime siin ümberringi natukene ja kulutame 20 eurot Iroste peale. Meid ootab ees üks Ateena suurimaid väljakutseid. Läheme ronime Filopapose mäe otsa, et näha Akropoli, kuhu me läheme homme. Pidi olema üsnagi tehtav ja ootuskäik. Nii et loodame, et midagi hullu ei juhtu. Me oleme siin küll natuke raskendatud seisus ja päris palav on ka, 34 kraadi, võib-olla 35, paar päikse käes on see isegi veel jõhkram. Aga muidu niisugune mõnus, kuiv, soojus, nii et hullu väga pole midagi. Ettevalt kaasa võtta. Tere hommikust Ateenast! Tänane siht on Akropol. Kohe vara hommikul, nii et päike ka veel ei paista ja meie liigume Ateena kõige suurejoonelisema vaatamisväärsuse juurde. Kell 8 avatakse, 8 üritame sisse saada, loodame rahvamasse ennetada. Täiesti vältida ilmselt ei õnnestu. Vaatame siis, mida pakub meile Ateena kuulsaim vaatamisväärsus ja väga oluline pühapaik. Me ei ole mitte mingit giidituuri ega midagi võtnud, aga me plaanime kuulata Rick Stevesi audiotuuri, mis on tasuta, selle endale lihtsalt äpp alla laadida ja loodame, et sellega saab kogu info kätte. Natuke oleme varasemalt juba infot lugenud ja loodame, et sellest piisab. Seal vist väga palju midagi näha, teha ei ole selles mõttes, et säilinud on üsna vähe, palju peab olema kujutlusvõimet, aga lahe on ikka ära käia. Sõime nii kaua, et isegi päike tuli välja. Aga väga head spanakopitad olid. Saime veel kingituseks ühe simiti. Ma ei tea, mis siin kohalik nimetus on, aga trüüsin see simit. Väga hea oli see ka. Kohv oli väga hea. Ütleme, kõik oli väga hea. Ja kõik kokku oli 8,60. Päris hea diil, ma ütleks, hommikusöögi kohta. Nüüd siis Akropoli poole. Kell sai 8, ehk siis rahvas läheb sisse, aga see järjekord, mis siin ees on, et ma ei tea, võib-olla siin osata arvasid, et see pileti järjekord osata või piletid olemas, ma ei tea, aga see, kui kella 8 ja 9 vahel müüdi nii palju pileteid, nagu siin on inimesi. Ma ei tea, kas see koht on seda, et see on lihtsalt haige, see on hullumaja. Eestis käib terve aasta peale nii palju turiste, kui siin on praegu kell 8 hommikul lihtsalt põhiliselt sissepääsu järjekorras. Isegi mitte pileti järjekorras, sissepääsu järjekorras. Väga haige. Õnneks Liina jäi järjekorda, muidu ma ei tea.
saime järjekordadest läbi ja nüüd liigume Akropooli. Saime mingid rahvamassid ka maha, osad jäid sinna teatrisse, suuremad grupid. Ma ei tea, kas vaadete pärast või peaks mingi loomulik järjekord sealt olema, aga meie teeme number 1 asja kohe ära. Suurtest väravatest sisse, siseneme ilmalikust maailmast spirituaalsesse maailma. Tere tulemast Akropoli. Või noh, me veel ei ole kohal, me oleme veel ilmalikus maailmas, aga kohe lähme läbi templi väravate ja sellega siseneme pühasse Akropoli. Ma loodan, et ma ei pea mingit lammast hakkama veristama siin. Oleme Akropolis ja siin ümberringi on näha mitmeid pühasid monumente. Otsa selja taga on Parthenon, ehk siis üks kõige kuulsamaid monumente Kreekas ja maailmas ilmselt ka. Kunagi oli siis siin Ateena riigi varahoidla, ehk siis treasury, ja seal keskel oli ka suur kullast ja elevandiluust Ateena kuju. Ilmselgelt mõlemat enam ei ole. Ja püha tempel. Siit tagant on näha, et natuke on juba üritatud taastada ka, aga aastad on üsna hästi räsinud teda. Mis siin veel võime rääkida, mida me ei näe praegu, mida ilmselt ei hakka ka nägema. Kunagi oli siin suur Ateena kuju keset väljakut, 9 meetri kõrgune, pronksist tehtud ja pidi kogu linnale nähtav olema, et oleks aru saada, et Ateena kaitseb seda linna. Kusjuures huvitav on see, et Nashville, Tennessee's on sellest Parthenonist põhimõtteliselt elutruu koopia, et ei ole ilmselgelt marmorist tehtud, seal on betoonist, aga põhimõtteliselt, kui sa tahad näha Parthenoni nii, nagu ta peaks välja nägema umbes, või nägi omal ajal välja, siis tuleks minna USA-sse hoopis. Et siin ei ole väga palju enam järgi. Aga vägev on vaadata ikka, võib-olla kui ehitustöid ei oleks lahedam, aga eks ikka tuleb üritada kultuuri taastada. Selle taga on Erekteion, ehk siis sambad, mis näevad välja nagu naised. Siit on üks naine läinud juba brittide kätte. Ma ei mäleta, kas võis olla, et need olid ka tegelikult juba koopiad ja originaalid on ära viidud muuseumisse. Kõik, mis me näeme, on fake. Umbes nagu see, et selja taga seal Parthenonis päris palju on näha selliseid valgeid laike, ehk siis need on juba uuendatud osad sambast. Ma ei tea, kui kaugele üritatakse minna siin selle taastamisega. Kas ilmselt päris seda Parthenoni uuesti üles ehitata, aga mingit parandustöid siin tehakse. Tellingud on siin vist päris kaua olnud, sest ma olen näinud mingi vanu videosid, kus täpselt sama koha peal olid tellingud. Mitte midagi nagu ei ole tundunud edasi liikuvat. Nagu Liina hästi ütles, siis ega ei tohi asju liiga kiirelt teha, et muidu töö kaob ära. Kreeklased on sellest väga hästi aru saanud, et töö peab alati olema. Akropolis on nüüd käidud, Parthenon on nähtud, kuurijad nähtud, mis siin kõik veel on. Päris sükene mõnus vaatamisväärsus. Ja hästi palju rahvast on muidugi, et juba kell 8 tegelikult oli enam-vähem, aga praegu nüüd 10 paiku on ikka päris hullu maja, juba niisugusi alla saamine võttis kõvasti aega. Et tuleb arvestada sellega, et siin on palju inimesi, aga iseenesest vist ikkagi on seda raha väärt pigem. Lihtsalt, et oled käinud ära ja näinud ära. Et nii väga palju teha ei ole, aga teha mingi väikene audiotuur. Näiteks me tegime Rick Stevesiga, et natukene üle kuulata veel, mis siin tehtud on kunagi, mis siin on olnud.
enne seda võib-olla vaadata mingeid siukseid 3D renderdusi ka, et saad aru, mis tegelikult oleks pidanud olema. Ja siis saab palju parema pildi ette. Et 2 tundi ma arvutan täiesti piisav, natukene ümberringi käia, vaadata, istuda natukene, kuulata midagi. Ja ega praegu kell 10 juba nii valav, et väga kuskil ei tahakski olla rohkem, et tulge, aga ärge liiga kaua olge. Külma vett saab, WC-sid siin ei paista olevat niimoodi ligipääsetavalt, ehk siis tasub enne ära käia. Jõudsime metsa ja Olümpiani söögikohta. See on jälle üks sükene mõnus kohalike koht. Üks turiste käib ka muidugi siin, aga head hinnad on ja näeb autentne välja vähemalt siin salati põhjal. Loodetavasti siis maitsed on ka head, hinnad on kindlad ja kohalikud siin istuvad, nii et igatahes soovitame tulla see metsakanti. Väga ilus arhitektuur on. Üks kirjeldas, et see on kui Ateena Montmartre. Võib öelda, et väga head söögid on ka, mitte ainult hinna mõttes, aga ka kvaliteedi mõttes. Vist isegi paremad kui eilsed. Jõudsime nüüd kohta, kus peeti esimese kaasaegsed olümpiamängud. Inglise keeles on see Panathenaic Stadium, ehk siis üleateenaline staadion. Peaks olema umbes selkes, vähemalt ma eeldan. Aga 1896 peeti esimesed kaasaegsed olümpiamängud siin, mitte 2004, 2004 oli hiljem. Hästi lahe staadion tundub olevat, siin saaks käia tavaliselt ka jooksmas ja ringe tegemas ja võistleda nagu 19. sajandi sportlane. Aga kahjuks siin on mingi teatrietendus ja selleks on pandud see staadioni osa kinni, et sa saad minna kuskil tribüünide peale nii, aga see on suht mõttetu, maksti 10 euri selle eest. Muidu nagu oleks üsna põnev olnud käia, aga see on mingi lühike aeg, nii et kes saab tulla siia, siis see võib olla lahe asi, mida katsetada. Siin väga midagi teha ei ole, nagu muuseumi pood on selline umbes. Mul on väga suur austus nende inimeste vastu, kes tulevad Ateenasse juulis ja augustis, sest me oleme siin septembri alguse poole, on 32 kraadi. Ja ikka on raske, ütleme. Isegi mul on ikka vahepeal päris palav, et tahaks kuskil varju minna ja väga palju vett tarbima. Aga kui ma ei tea, mis seal juulis võib olla vabalt mingi 40 kraadi ka või. Mina soovitan tulla pigem isegi septembri teine pool. Võib-olla ise tulnud ka, aga meile mängid ajagraafik välja. Kuidas sa saad aru, et sa oled jõudnud Kreekasse? Kuuled ära seda juba. Ehk siis tsikaadid, et see on ikka tõesti sükene praegusel hetkel kõrvu lukustav. Väga paljud on. Ütle veel, et Ateenas pole peidetud pärle, kuigi ma ei tea, kui peidetud need hooned on, aga igatahes, kui liikuda Ateena vanalinnast Kolonaki poole, siis leiab 3 põnevat hoonet. Siin on üks ülikool, akadeemia, kõrval on kunstimuuseum ja sellest veel edasi on raamatukogu. Mis on põnev on see, et need on väga ilusa arhitektuuriga. Siin on detailsed skulptuurid, siin on ilusad freskod, seinamaalingud ja lihtsalt ilus arhitektuur. Ja siin ei ole väga palju rahvast, mis on väga oluline, sest Ateenas võib populaartes kohtades olla väga palju inimesi. Nii et kui tahte ilusaid pilte endast Ateenas, tasub tulla siia.